Kalev Ermits on ka lõpetanud OTP maailmakarika etapi segateate vahetuse ja esimene emotsioon rajalt tulles? Raske, täna oli esimene emotsioon on, et oli ääretult raske, aga see melu, mis raja ääres oli, et see sundis ikka niimoodi veel kannatama ja suruma, et see on midagi uskumatut, et seda peab ise kogema, et täiesti kõrvulukustavalt vali on kõik see seal. No viimati sinuga kohtusime Kõrvemaa suusamaratonil, kus sa sõitsid ilma püssita ja ütlesid, et vahel on päris mõnus, aga oled ikka aru saanud, et ikka sinu sõit on ikka püss seljas või? Ei, eks me mõlemaid harrastame, et ega enamik treeningud me lõpuks teeme ka ilma püssita, aga selles suhtes on mõlemad ongi väga kihvtid, et laskesuusatamisel ikkagi see praegune kuldajastu, mis laskesuusatamises praegu on ja mis sellised rahvamassid siia kohale toob, et selle kõige selle ees võistelda praegu püss seljas on igal juhul fantastiline ja mul on väga hea meel, et ma selle kogemuse olen saanud endale. Kodupubliku ees hommikul ärkad ja tead, et see võistluspäev tuleb siin peale lõunat, et see on selline omamoodi põnev närvesev aeg, et mis tuleb ära parajaks teha, et jah, väike närv on sees, aga ma arvan, et see on positiivne ainult. Mis su nipp on, et närv maha võtta? Ega ei olegi, et võib-olla mingit raamatut lugeda või midagi, mis natukene selle mõtte ära võtaks. Täna vaatasin siin näiteks murdmaasuusatamist enne ja mäesuusatamist, et see on ka siuksed, saad natuke sellest enda spordiala keskse mõtlemise nagu ümber vahetada millegi muu peale. No laskesuusatamine on selline ala, kus konkurents on hästi tihe, hästi palju on tippe. Kui sa võistluskarussellil käid, et kas te omavahel nii-öelda mõtteid ka vahetate või? Räägime kusjuures päris palju, et tihti on meil sellised võistlusareenid, kus võib-olla lähevad hotellist mingid ühised bussid kuskile suusastaadionitele, et siis kahtlemata, et päris avatud grupp on meil siin sportlasi, et kõik suhtlevad, me teame päris palju, kust linnast keegi pärit on, kuidas laskesuusatamise juurde jõudis, et selles suhtes väga põnevad jutuajamised on alati. Kes on sinu sellised suuremad sõbrad või kellega nagu kogemusi või mõtteid vahetad? No lähedasemalt kindlasti Soome meestega räägin, vaatad pea igapäevaselt ja alati Läti-Leedu mehed siin oma naaberriikidest on väga, aga kõige sümpaatsem kuju mulle endale praegu on see maailmakarika üldvõitja Quentin Fillon-Maillet, kes elab praegu Tehvandi hotellis, et tema on väga avatud sportlane, ta tuleb ise isegi, räägib teinekord, kui koos sõidame peale võistlust lõdestussõitu ja kindlasti nagu temalt on ka nagu päris palju huvitavaid nippe saanud ja tema on hästi avatud mees ka teisi aitama. Kas need tingimused, mis Eesti laskesuusatamiskoondisele tiimile on loodud, on, võib öelda, perfektsed? Sul on siin terve rinna esinenud sponsoreid täis ja toetajaid on palju ja organisatsioon, kõik on hea ja kodune etapp ka. Kas selles suhtes võib öelda, et nagu võimaluste ja nii-öelda kõige selle taha midagi ei jää, et kõik on sinu enda kätes? Praegu ma võin küll öelda, et viimaste aastate kindlasti kõige parem treenerite duo komplekt on meil praegu, ja väga tugev alaliidu juhatus, et selle peale kindlasti annab väga häid tulemusi ehitada nagu aastate lõikes, et praegu mina arvan küll, et meil laskesuusatamises läheb hästi.